Uuemast köögitehnikast kõneldes nüüd Dietrichil on eriti suurejooneline pliidiplaat välja tulnud. Mida see võimaldab siis? Tõepoolest hästi hea meel on kõikidele siis teada anda, et lõpuks on jõudnud selline suurepärane tehnoloogia saavutuste Dietrichilt nagu pianoplaat. Ja see on suurepärane täiendus Dietrichi maatriksi ahjule, ehk siis see pianoplaat on suure LCD ekraaniga. LCD ekraanil kuvatakse siis kõiki pliidiplaadi seadistusi erinevaid, alates siis võimsusest, lõpetades taimeri, küpsetusaja, milles iganes. Ja lisaks on siis tal erinevad 3 küpsetusrežiimi, mis pakuvad hästi palju erinevaid küpsetusvõimalusi nii algajale kui professionaalile küpsetajale. Mida need 3 erinevat küpsetusrežiimi siis võimaldavad? 3 küpsetusrežiimi on selle poolest siis erilised, et esimene režiim kohaldatakse siis tervele pliidiplaadile, ehk siis üks võimsus kohaldub kogu sellele suurele alale. Teine režiim jagab siis mõttes pliidiplaadi 3-ks ja saab siis 3 tsoonile eraldi seadistada erinevaid seadistusi. Ja 3. režiim on siis, nimetatakse ekspertrežiimiks. See võimaldab siis pliidiplaadile kohandada kuni 5 erinevat küpsetusnõud ja kõigile kohandada ka erinevad seadistused alates võimsusest lõpetas taimerini. Ja pliidiplaat on niivõrd intelligentne, et ta tunnetab ise ära poti asukoha ja kui me liigutame seda potti küpsetuse ajal, siis liiguvad kõik seadistused temaga automaatselt kaasa. Ehk et vaatamata eri tsoneeringu võimalustele siiski pliit kuumeneb ainult selle induktsioonnõu alt, mis seal peal on. Just, et vastavalt induktsiooni põhimõttele, et tekib see magnetool, siis tekib nõu põhjas ja tänu sellele on siis nagu induktsioonplaat ikka, ta on turvalisem, ta on minimaalse energia kaoga ja nii edasi. Kui vaatame seda LCD ekraani lähemalt, mida seal kuvatakse? Ekraanil kuvatakse siis vastavalt valitud seadistusele, kas siis seda režiiminäitu, taimer, ajanäit, võimsusnäit ja seda kõike on võimalik reguleerida siis ainult kerge sellise liugjuhtimisega, et ta on nagu hästi puutetundlik ja värviline LCD ekraan võimaldab siis kõiki seadistusi hästi lihtsalt jälgida. Ja seal on ka erinevad keelevalikud, kahjuks ei ole küll seal veel eesti keelt, ei oska öelda, millal see täpselt tulla võiks, aga ma arvan, et inglise keel on selline suhteliselt hea valik meile enamustele kõigile praegu.